Jaanika Klopets, Stroomi keskuse libud meenutavad piraadilaevade omi, et mis on teid täna siia piraadihõngulisse kohta toonud? Meie oma naiivsusest tulimegi, mõtlesime, et piraadid on looduse sõbrad ja tulime nende keskuse eest Metsarahu manifestile toetuseks allkirju koguma. Paraku aeti meid sealt minema ja siis me parkisime ennast ümber siia bussipeatusesse. Rääkida ka linnainimestele sellest, et mujal Eestis raiutakse metsa ja varsti võib ohus olla ka nende enda armas Stroomi mets. Stroomi kandis ju ei ole metsasid, on betoon ja asfalt, et miks selle kandi inimesi peaks huvitama siis Eesti metsa tulevik? Vastupidi, Stroomi on Tallinna üks vanimaid superrandasid. Siin on ühel pool on Kopli park ja teisel pool on suur Stroomi mets, kus inimesed käivad tervisesporti tegemas, oma lastega jalutamas, grillimas ja sealt juba edasi saab hipodroomile. Ja meie mure ongi see, et ühel hetkel on seal suur elurajoon ja rohelust ei ole enam üldse. Kuidas siis allkirja saak on, arvestades, et täna siin väga eesti keelt ei ole kuulda olnud, kas Keskerakonna hääled lähevad kaduma? Häälte saak on väga hea, sellepärast, et inimestele läheb ikkagi korda metsateema. Et metsad on meie õhk, mida me hingame. Ja ma arvan, et paljud ei hooli sellest, et nad muidu valivad Keskerakonda, et ikkagi mets on nagu tähtsam kui nüüd valida parteid. Ja kas olete ka mujal kui siin Stroomi keskuse lähedal olemas mõni teine päev või mõni teine aeg? Hetkel oleme paika pannud, et me hakkame olema ikkagi üle Eesti ja neid allkirju korjame ja inimeste tähelepanu sellele lageraiele juhtima ja Tallinna suuremad kaubanduskeskuse ümbrused kindlasti saavad läbi käidud ja tean, et 1. mail oleme me koristustalgutel just Stroomi rannas. Mida sooviksite lõpetuseks vaatajale öelda? Toetage Eesti metsa ja andke oma allkiri Vabaerakonna metsamanifesti toetuseks petitsioon.ee või rahvaalgatus.ee portaalis või siis võite tulla ka meie Koidu tänava 23 kontorisse, kus saate otse koha peal oma allkirja anda. Kui sina veel ei ole enda allkirja Metsarahu manifesti heaks andnud, siis külasta Vaba Uudiste veebiportaali vabauudised.ee ja anna oma allkiri.